No tervitus kõigile, on 10. august ja olen oma põhipüügikohas, 3. puhkuse kalalkäik. Täna on selline vihmane ilm. Mõned päevad nüüd ei olnud kalal aega käia. 8. oli eriti tähtis kuupäev. Ilmega, keda siin paaris videos olete vilksamas näinud, oleme 20 aastat juba koos olnud ja otsustasime, et paneme nüüd ametlikult leivad ühte kappi ja rõngastasime teineteist ära. Nii et see on ka nüüd tehtud. Üks korralik kalamiis on ka naise miis. Aga kalalkäikudest rääkides, siis täna olen 3. korda oma põhipüügikohas, aga järgmised korrad on plaanis teha natukene teistmoodi. Tahaks läbi käia 3 Lääne-Virumaa veega täitunud karjääri. Kõigis 3 kohas olen ka varem käinud, 2 kala saanud. Vaatame, kas õnnestub need ka seekord kõik läbi käia ja ka kala ka saada. Ehk siis Kunda lähedal olev Arukarjäär ja Väike-Maarja külje all olevad Kamariku ja Järaniku karjäärid. Millal täpselt sinna jõuan ja kas järjest, seda ei tea öelda, oleneb ka ilmadest. Ilmaprognoos näitab suhteliselt viletsat ilma järgmiseks nädalaks. Aga äkki näitab kuskil ka väikest ja saab kõik kohad läbi käia. Ja võib-olla võtame sinna ka teist rahvast kaasa. Aga tänane päev on siis plaanis nagu ikka, kui väga kõvasti sadama ei hakka, siis mõned tunnid siin sitsin. Nagu ikka, põhjaõng on juba sees ja tundub, et juba keegi seda ka kergelt liigutab. Loobin landiga lõigu läbi. Täna on selline vihmane ilm, äkki õnnestub. Ohoh. Midagi katsub põhjaõnge. Pane nüüd tilisema ka, siis saame äkki kohe intro filmimisel kala kätte. Aga noh, meil on siin see ju müstiline tilistaja. Kas sa saad? Korralikult ahvenat oleks vaja. Okei. Ühesõnaga loobin ka lõigu lantidega läbi. Vaatame, kas meelitab haugi välja. Oma eelmises videos käisin veel õhtul tegelikult ka teiselt forellilõigult läbi, aga täielik vaikus. Vesi on suvel Kunda jääs üsna madal. Selle tase muidugi oleneb ka sellest, kas teine pais ehk siis teise hüdroelektrijaama pais on üles tõstetud või alla lastud. Ma ei teagi, mis seisus ta praegu on. Aga vesi oli madal ja ei olnud mitte ühtegi võttu. Vot sellised lood siis, aga okei. Hakkan püüdma ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Põhjaõng ikka liigub kole kahtlaselt, et korraks tegi ka tilinat, aga nagu otseselt aktiivset siputamist ei ole, aga igaks juhuks kontrollime. Siin on ennegi olnud üllatusi, kus vits üldse ei liigu, aga kala on otsas. Ei, ussid on kõik olemas, et see on arvatavasti jälle mingi väike ahven või midagi, mis seal näkkimas käib, aga külge ei jää. Aga sajab korralikult, ei ole üldse põnev ja praegu lanti ei ole ka keegi tahtnud, aga noh, ma alla ei anna, katsetame edasi. No nii, ehe näide sellest, kuidas siin ahven toimib. Mitte ühtegi tilinat. Korraks lihtsalt vaatasin, et tamiil on natukene viltu kiskunud ja selline ahven siis istus otsas. Nii et ma arvan ikka, et see müstilise tiliste teema ongi need sellised samasugused väikesed ahvenad, kes siin siis kiusamas käivad. Aga see on niisugune paraja suurusega, paneme selle elussööda õnge otsa. Vihm, mis tundub, et jätab ka sadamise järgi. Äkki õnnestub veel mõned tunnid siin olla. Aga okei, jätkame.
ja tuli kala otsa. Noh, niisugune kotihaug ei ole, aga ahven hoopis, ohoo! Üllatus, üllatus! Ja päris ilus. Rahulikult, rahulikult, ära mine ära. See on korralik ahven. Ja opsti! No nii, lõpuks ometiga siis... Ups, ära mine ära! Kas sa saad? Peaaegu oleks ära lasknud. Ja kohe ise konksu otsa. Nii. Et siis selline ilus poiss. Läheme kaalume ära, see on kuskil 300 kanti või natukene alla äkki. Vot siis niimoodi. Varem tulidki spinnaga sellised ahvenad siit ja põhjakaga ka. See aasta siis esimene. Aga okei, tore, läheme kaalume selle ära. Vaatame, mis numbreid näitab. Nii, see spinnaga saadud ahven on siis täpselt 290 grammi. Nii et täitsa korralik ahven. Aga tundub, et ilm läheb heledamaks ja äkki hakkab ahven rohkem liikuma. Püüame edasi. No nii, püüame edasi. Kuna mul jäi puhkuse alguses sump Tallinnasse rõdule, siis mõtlesin, et panen selle viimase ahvena nüüd haugilõksudega vette, et ta elus oleks. Aga siis tuli meelde, et see vist kõige parem mõte ei ole. Mul on siin paar aastat tagasi kogemus ka, kus sump jäi kogemata koju ja panin lihtsalt tamiili otsas lõpuste vahelt suure ahvena vette ja muidugi juhtus see, mis juhtuma pidi. Korralik haug viis selle ahvena minema, nii et ma praegu ei hakanud riskima. Improviseerisin prügikotist sump, vett täis ja veel omakorda vee sisse ja pühib seal elus ilusti. Loodetavasti seda haugi ei tule närima. Aga praegu vihm ei järgi ja ilm on kohe täitsa mõnus. Proovin selle sama pöörlevaga nüüd edasi püüda, vaatame, kas tuleb veel midagi. Muidugi hea üllatus, et siit ka spinnaga lõpuks korralik ahven tuli. Aga okei, püüan edasi ja eks kui midagi on, siis filmime. No nii, põhjakaks annab märku, et kedagi on otsas. Püüdsin kaugemal spinnaga ja algus mõtlesin juba, et elus sööda õnge otsas miskit. Panin igavese kapakuga siia, aga hoopis põhjakas. Jah, midagi on olemas, väike ahven. Nii, aga see läheb ka siis nii-öelda improviseeritud sumpa ja see on natuke väiksem kui esimene, võib-olla isegi vahetab ära. Äkki saab ikka haugi ka täna liinile. Jätkame. Vist on keegi põhjaõnge otsas. Vihm hakkas jälle sadama ja vahepeal oli kohe jälle tükk tühja maad vaikust. Aga tundub mingi väiksem ahven, mis ta on otsas, jah. Või läks ära nüüd, või on päris väike. Ikka on, jah. Ups, ja pääses minema. Olgu tal hea olla. Nii, aga jälle midagi, uus uss otsa ja loodame, et vihma jääbki niimoodi kergelt tibutama vahelduva eduga. Paistab, et vihmaga võtab täna paremini kui muidu. Okei, uus uss ja püüdma. No nii, korralik hoogvihm. Üritan siin puu all peidus olla, aga peale seda vist on koduminek. Korralikult märg juba ja ei taha siin külmetada ega haigeks jääda. 3 puhkust on veel ees. Oi. Kuhu ma siin peitu pole ka kuskile minna. See on alles vihm. Loodetavasti peab GoPro ka vastu ikka.
Tuleb uus sahmakas. Müristab ka. Ootan, millal suurem raks mööda läheb, siis asjad kokku ja minema. Et selline päev siis täna. Aga tore, et vaatasid. Kala jälle suurt ei saanud, aga midagi ikka. Loodetavasti on järgmised korrad paremad ja saab oma karjäärituurid tehtud. Äkki siis tuleb ka midagi rohkemat ja teistmoodi. Kui viitsid, telli kanal, pane like ja näeme järgmine kord. Tšau!